Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Kiara Mägi ja täna ma räägin teile, kuidas eestlased kommenteerivad minu videoid. Umbes 2 aastat tagasi panin ma siia YouTube üles video, mis oli pealkirjaga How to speak like a real Estonian, mis siis eesti keeles tähendab, kuidas rääkida nagu õige või tõeline eestlane. See video oli mõeldud välismaalastele, et õpetada neile natukene eesti keelt inglise keeles. Ja minu arvates, kui sa tahad tõesti väga hästi osata mõnda keelt, siis sa pead ka tundma sealseid slänge ja erinevaid lauseid, mida võib-olla igapäevaselt kasutatakse tihti. Ja selles videos ma näiteks õpetasin, kuidas öelda normaalne, ära põe, lambist, mine metsa, lebo. Küll ma oled saanud või? See video oli tehtud natukene ka paroodiaga, aga tõesti need on või olid sõnad, mida eestlased tihti kasutavad või vähemalt kasutasid. Tegin selle video inglise keelt rääkivatele inimestele. Aga mis tuleb lõpuks kommentaaridest välja? Lähme vaatame järgi. Kõigepealt 596 kommentaari. Esimene kommentaar, mis mul siia ette tuleb, on mul õigus, et enamus, kes seda vaatavad, on eestlased. Ja sellel küsimusel on 79 vastust. Ja need vastused on muidugi, ma arvan küll, põhimõtteliselt jah, ma arvan jah, võib-olla jah, õigus jah, võimalik on küll, jah, ma vaatan nalja pärast, vist jah, ilmselt, suht küll jah, tõsi, jah, täpselt, jupp, jah, sama, jah, ma olen ka eestlane, jupp, ei üldse mitte, jah, vist, jah, aga olen eesti venelane, elan Tallinnas, mulle väga meeldib eesti keel, eestlased ja Eestimaa, see on minu sünnikoht. Ma vihkan Venemaa ja venelased Venemaast. Arvan, et ma olen eestlane. See on lihtsalt nii naljakas. Ei, siin vaatavad videot aafriklased ja hiinlased. See on maailma parim video. Käige kõik selle video. Disklerid, teege ise midagi. Kes ütleb, mul on lamp? Nagu, vaate, ma olen rootslane, aga mu ema tuleb Eestist. Ei, ma olen ameeriklane, kes kasutab Google tõlget. See kõigest üks kommentaar, millel on tehtud 79 vastust. Vaatame teisi kommentaare. Siis kommenteerib MD e-Sporis. Ma isegi ei saa aru, mida see peaks tähendama. Letters you will need to know to speak Estonian. After you learn that, this language very simple. Seejärel on järgmine kommentaar. Eestlane olen ja eestlaks jään ja olen 60 laiki ja ka 8 vastust, kus vastavad. Ma olen eestlane, lugege, ma elan Rapla maakonnas, Kohilas, Metsa tänaval. Eestlane olla on uhke ja hää. Ma elan Tallinnas. Ma ei ole kuulnud seda väljendit, küll ma oled saanud või? See on muide väljend, mille mulle pakkus minu vend, kuna nii-öelda tema seltskonnas nad kasutasid sellist väljendit. See on tõsi, see ei ole nii tihedalt kasutatud kõigi poolt, aga kuna see siiski kõlas väga huvitavalt, siis otsustasin ma selle videosse panna. Ja sellele on vastused. Sama ma ei kasutaks kunagi midagi sellist. Nagu kui ta ütles, et ära põe, lihtsam oleks näiteks ära muretse. Ja siis tuleb Evincho. Ma loodan, et ma hääldan tema nime õigesti. Ja kuigi ka tema ei ole eestlane, aga talle vastavad eestlased, siis ma lihtsalt pean selle lugema. Ja tema kirjutab I visited Estonia last summer, I loved it, beautiful people, beautiful language. Mis tähendab siis, et ma külastasin Eestist eelmisel suvel, mulle väga meeldib see koht, toredad inimesed ja ilus keel. Ja talle vastab Billy Käppard I am warning you, we are racist, not all, but a lot of us are. Mis tähendab, et ta hoiatab siis, et me oleme kõik rassistlikud, et mitte kõik, aga paljud meist on. See on väga halb lugu. Ja Panda vastab talle. Me pole üldse jah paljud, lihtsalt ütlevad neeger. Küll, kui tead küll, kellest räägitakse. Robert Sober kommenteerib ja tahab teada, mis aktsent see on. Bonnie April Pop Triggered vastab talle. Mis perekonna nimi see on? Sober, mitte sõber. Siis Ints kommenteerib rõve aktsent. Ja mind on kommenteerinud ka Adolf Hitler. Tema vastab, come on, ole nüüd. Ise võid metsa minna. Siis Fire Slime küsib, are you Estonian? Küsib minu käest, ma vastan talle, et jah. Ja Obmaster kirjutab mulle inglise keeles. You're not from Estonia because you answered a question like that. I'm from Estonia, tõsiselt ära näitle, et oled.
ma ei tohi näidata, et ma eestlane olen. Ja kui palju on inimesi, kes kirjutavad veel, et I live in Estonia, I am from Estonia, aga kõik seda inglise keeles. Ja Markus Lord, tere! Mina olen tavaline eestlane. Andreas Leetsar, Kärmägi, try to say anna õlu üle ülo õe õla, nari voodi, moodi, voodi, toodi, voodi, moodi, poodi. Ega ma tegelikult sellele asjale pihta ei saanud, nagu mida ma ütlesin, aga vähemalt ma ütlesin kõik sõnad välja, nii nagu sa küsisid. Arbuusik Kasemets ütleb, et eesti keel on tegelikult raske, aga eestlastele on see nii lihtne, nagu ei tea, mille kerge tegemine. Teate mida, mina olen Tartus sündinud ja 5 aastat juba ära Soome kolinud. Ja ma tean ikkagi, et öeldakse ka küll ma oled saanud. And it means are you sick? Oled haigeks jäänud vä? Jah, seda võib ka nii öelda. Ja siis veel kommenteerib ka Rainer Vilumaa. Ma pole eladeski kuulnud lauset küll ma oled saanud vä? Õpetajana on mul ohtralt kokkupuuteid tänapäeva noorteslängiga ja see on mulle küll uudis. Äkki räägitakse nii mingis kitsas ringkonnas. Ja isegi õpetajad on mind kommenteerinud selle videol. Väga huvitav. Ja siis on ka Anelle, kes kirjutab appi eestlased, andke märku ennast. Minge siis ruttu Anellet aitama, sest ta tahab märku eestlastest. Tom Moog on ka kirjutanud, ma tahan Ameerikasse kolida, ma elan Eestis ja siin on jube igav. Need oli minu arvates kõige naljakamad ja huvitavamad kommentaarid, mis ma selle videol leidsin. Mul on ka teisi videoid ja veelgi rohkem kommentaare, mis inimesed mulle on teinud, aga kuna selle videol mind kommenteerisid tõesti niivõrd paljud eestlased ja enamus kommentaaridest olid tõesti väga veidrad, siis ma lihtsalt ei saanud seda videot tegemata jätta. Kallid eestlased, ma väga tänan teid kõikide kommentaaride eest, kõikide likeide eest ja üleüldse, et mu videoid vaatate. Tellige ka seda kanalit, et olla kursis kõigi uute videotega ja näeme juba väga varsti jälle. Ciao! Aga Johannes Murrel on väga hea nõuanne teile ja meile kõigile. Kuidas rääkida eesti keelt? Ole eestlane!